Videolõunatund Nõmme raadios. Tere tulemast jälle siia Washington DC-sse, et täna on mul järjekordne saatekülaline, see, kellega me rääkisime ka eelmine nädal. Oleg Ivanov on, tema elab praegu Moskvas, ta on kurikuulus Eestis, kui me mäletame, siis temast tegelikult ei tohi üldse rääkidagi, et ta on valitsuse arvates siis riigireetur, kuigi ei ole ühtegi süüdistust pandud, aga ega seda siis vaja ei olegi neil tõestada, et keegi siis riigi vastu on. Tere, Oleg, et esimene küsimus, mis on see, et kui vaadata siin nüüd, ütleme seda mainstream meediat, ütleme lugeda Postimest, Delfit, siis Moskvas on väga halb elu, et põhimõtteliselt on seal niimoodi, et leiba pole, piima pole, inimesed istuvad järjekorras, põhimõtteliselt on hukule määratud, et siin on vist ainult mõni kuu, kuni siis terve Venemaa kokku kukub, et äkki seletad, et kuidas sa seal hakkama saad seal Moskvas? Tere päevast, Eesti publik, väga meeldiv on olla sinuga saades. Tead, see, et Eesti meedia valetab pidevalt, see pole mingi ületus minu jaoks ka ja ma arvan, et Eesti rahvas on ka juba sellele harjutanud, et kogu aeg valetatakse. Ikka tänu sellele, et olemas sotskeelid inimesed külastavad Venemaad ja pildistavad ja teevad videod erinevatest kauplustest šokeeritud hinnadega, mis on 2-3 korda odavam kui Eestis. Alates küttesest lõpetades produktidest ja kommunaalkuludest loomulikult ka. Et näiteks mina elasin 2 aasta jooksul Sotšis, ma rendisin endale seal päris suure villa, 450 ruutu. Kui ma postitasin mitu korda oma gaasiarvet, 1400 rublad. 1400 rublad. Ma ei tea, palju see on, 20 euro või? Kui ma postitasin elektrihinnad, seal oli mingi 50 euro maja eest ja nii edasi. Praegu ma rendin siin korteri Moskvas. Ma isegi ei tea, ma ütlen sulle ausalt, et 4000 rublad äkki maksan igakuiselt komuri eest, et võrreldes Eestimaaga, ma ei tea palju see on, 4-5 korda vähem, ma ei kujuta ette. Kui ma mäletan oma maja, palju ma maksin Eestis oma maja eest, mul oli kokku 2000 euro igakuiselt gaasi, elektri, see on siis see internet, televisioon ja kõikide teiste kommunaalide eest, et talvel oli 2000 euro, suvel oli 1000 kopikatega, nii et see oli, mul oli kogu aeg, iga kord ma mäletan, mul oli kogu aeg šokk, kui mul tuli järjekordne arve, mida ma pean maksma ja ma sain aru, et meid röövitakse, meid räägitakse, et me ostame kalli Norra gaasi, faktiliselt Vene gaasi müüakse Norra gaasi hinnadega, siiamaani Eesti rahvale. Et mis puudutab momendil seisundi, siis elame väga huvitaval ajal. Praegu, kui Ameerika Ühendriigid on osalenud ja on alustanud Iisraeliga konflikte Iraaniga, siis Hiina võimud ja teised Kesk-Aasia, ütleme, võimud saavad aru, et nemad võivad olla järgmised ja nad faktiliselt valmistavad konfliktideks. Ja kui me näeme naftagaaside hinnad, kuivõrd palju nad on läinud ülesse, kui me näeme, palju Venemaa on sellega teeninud, ma ei kujuta ette, kuidas on võimalik valetada, et Venemaa eelarve on tühi ja miinusega. Ma ütlen sulle ausalt, et nii palju kui mina tean, Venemaa on selle konfliktiga
hirmsasti meeletu väga suures plussis olnud. Kuigi see polnud nagu eesmärk. Aga mida ma võin sulle praegu kohe ütelda, et kui me räägime Venemaast, kindlasti Eesti rahvale tasub sellest teada, et me elame praegu sellisel ajal, kus on Venemaa eest teatud väljakutsed olemas ja kõige suurem ja olulisem väljakutse on see, et Venemaa proovib distantseerida. Me oleme jõudnud sellise staadiumile, kus võivad nii USA kui Iisrael võivad kasutada kas tuumarelvad või siis kõige võimsamad tavarelvad. Igal juhul Venemaa proovib sellest distantseerida, loomulikult ütleme moraalselt toetab Iraani, tulevad siin delegatsioonid nii Hiinast kui Indiast kui Iraanist kogu aeg Moskvasse, võtab neid vastu, räägib, aga ma näen, et nad proovivad maksimaalselt palju distantseerida, kuna see situatsioon võib olla nii ohtlik, et mingi hetk sellises olukorras võivad alustada, see situatsioon võib välja tuua täiesti kontrollist välja. Keegi ei oska isegi prognoseerida, kuhu see võib jõuda, mis staadiumile, kuna Trumpil on vaja maksimaalselt kiiresti ja edukalt selle sõda ära lõpetada. Iraan ei ole valmis niisama oma riigi kaotada. Ja selles olukorras võib tekkida selline olukord, kus Iisrael ja USA võivad juba väga mõjukad, kui mitte tuumarelvad kasutada. Antud olukorras loomulikult Venemaa jaoks maksimaalselt ökonoomilised kasumlikud on vaja distantseerida ja hoia ennast sellest konfliktist välja nii palju, kui nad saavad. Säilitada loomulikult oma rahvuslikud huvid prioriteedil. Ja ma arvan, et me oleme nüüd lähimal kui kunagi varem olnud punktile, kus mingil hetkel Ameerika Ühendriigi juhtkond mõistab, et Iraani sõda ei ole võimalik kiiresti ära võita ja et majanduslik kahju on muutumas maailma majandusele katastroofiliseks. Ja tõesti võidakse langetada otsus anda havatud territooriumitele lokaalne kas tuumarelvarünnak või siis mingisuguse konventsionaalse relvaga või tavalise relvaga väga mõjuka relva selle löögi realiseerida. Trump on sellest pidevalt rääkinud ja ähvardanud. Loomulikult me kõik teame, et Trump on helistanud Putinile ja nad siin arutanud omavahel erinevad variandid, erinevad stsenaariumid. Loomulikult Putin ütles, et ta ei ole väga õnnelik seoses sellega, mida siin Trump algas ja ikkagi ma arvan, mul on selline mulje olemas, et nad mõtlevad mingi stsenaariumi välja, kuidas võib nüüd seda kuidagi tsiviliseeritud ära lõpetada. Muidu mõistlikud inimesed mõistavad, et sellise olukorra tekkimisel on edasise sündmuste käigu ennustamine on väga keeruline ja võib juhtuda, et mitmed riigid, erinevate Kaug-Ida, Lähis-Ida, Lääne, Ameerika Ühendriikide, brittide juhtkond hakkavad üksteiste vastu kohutavaid relvi kasutama. Ja loomulikult selles olukorras on kaotuse tagajärjed lihtsalt katastroofilised. Ja kuna Venemaa on maailma suurem riik ja praktiliselt ise majandav tsivilisatsioon koos oma mõjuga nõukogude ruumile, loomulikult sellises olukorras Venemaal on olemas võimalused säilitada oma riiklust, distantseerida sõest, mitte osaleda omavahel tava- ja tuumarelvade vahetuses ja säilitada oma elanikkonna heaolu, majandus ja ressurssid. Isegi kui nad seda mitte arenevad, vaid lihtsalt säilitavad sellises katastroofilises olukorras. Juba see on väga suur loomulikult võit.
nii et ma arvan, et noh, see, et Eesti meedia seal midagi valetab, noh, talle makstakse selle eest, et valetada. Aga elame tõesti väga huvitaval ajal ja vaatame, millega see asi lõpeb. Mul on ikkagi selline noh, mul on selline mulje ja mul on selline arusaamine sellest situatsioonist, et Trump ja Putin ikka leiavad mingisuguse võimaluse kuidagi tsiviliseeritud selle asja ära lahendada. Nüüd ma küsin su käest ühte asja, mida ma olen tahtnud sinu arvamust, konkreetset arvamust selle Ukraina koha pealt, et praegusel hetkel USA võttis oma siis abi tagant ära Ukrainalt, aga Euroopa Liit siis kühvetab sinna nii palju raha, kui vähegi võimalik veel on, et ega Euroopa Liidul on endal ju tohutud majanduslikud raskused, et kui võib-olla sa oled kursis sellega nii rohepöördega kui igasuguste nende moslemite sissevedamisega. Nüüd on nad suutnud närvi ajada nii Poola kui siis ka oma endised sõbrad. No mis siin nüüd saama hakkab, et Družba, ma saan aru, nad hoiavad kinni, nad ei lase sealt kütust Ungaris on, noh, selles mõttes on nagu suur jama, et niinimetatud liitlane hoiab kinni ja veel ähvardab veel kallalegi tulla, kui vaja on. Mis siin sinu prognoos, mis nüüd saama hakkab? Vaata, kõige huvitav asi on see, et Zelenskõi on niivõrd nahaalseks muutunud, et nad nüüd ähvardab isiklikult Orbanit, isiklikult ähvardab Slovakkia peaministrit. Isiklikult, kujuta ette, et ta on niivõrd suure toetuse brittide poolt saanud, et ta võib endale lubada isiklikult ähvardada nii Orbanit kui ka ta pereliikmed. Mina arvan seda, et ameeriklased, no britid momendil rohkem isegi, väga kallimalt müüvad Ukrainat Venemaale. Väga kallimad. Me kõik saame väga hästi aru, et selle 30 aasta jooksul Ameerika ja Britannia on teeninud triljonid selle, ütleme, Nõukogude Liidu langutamisega ja ütleme, nende ressurssidega, mis nad on saanud nii Ukrainast kui ka Venemaalt. Ja kui nad saavad väga hästi aru, et momendil see Bretton Woodi dollari finantssüsteemi lõhutamine ja lagunemine on toimumas ja USA-l on vaja oma rolli, oma ressurssi mingisuguses maailma osas endale säilitada ja maailmat jagada, siis loomulikult nad võtavad viimased triljonid võtavad ära. Ja kuna ressursside arv on niivõrd mahukas, sa ju ma arvan, et sa oled teadlik sellest, et Trump juba deklareeris, et 12-13 triljonit ulatuses on tal läbirääkimistes praegu Venemaaga tehingud. Noh, kujuta ette, missuguses summadest üldse jutt käib. Ja loomulikult just see annabki lootuse, et kuna Trump on ikkagi ärimees ja lõppude lõpuks ta saab aru, et palju paremini on ikkagi raha teenida ja koostööd teha võrreldes sellega, et üksteist likvideerida. See annabki lootuse, et mingi hetk ikka müüvad lõpuni ära. See müük ei ole praegu veel isegi pooleli tulnud. Ma arvan, et see on veel alustamas. Et osade kaupa müüvad edasi Venemaale ja see protsess kindlasti kahjuks võtab aega, kindlasti kahjuks on ta väga katastroofiline Ukraina rahvaste jaoks. Väga katastroofiline just nendele, kes on Maidanis seal hüppanud ja kärjunud, et moskvalased peavad olema ära tapetud. Ja väga katastroofiline nende jaoks, kes on mõelnud, et nad saavad siin poole aasta jooksul saavad siin Venemaa üle võitu. Nii et
Kahjuks jah, me oleme sellise situatsiooni eest, kus me näeme, et Odessa on järgmine, Nikolaev on järgmine, Kherson, Dnipropetrovska oblast ja Harkov on järgmised, mida müüakse väga kallimate hinnadega Venemaale edasi. Ja noh, ma, ma võin ainult ma võin ainult Jumalat paluda, et see võtaks nii vähem elusid, kui on võimalik, sest momendil me vaatame, missugune katastroof toimub Ukrainas, oli 54 miljonit inimest. Siis, kui Nõukogude Liit lagunes ära, praegu on vähem kui 20 miljonit, sa kujuta ette, rahvus lihtsalt kaotab oma geenid ära, oma noored, kõik noored lahkuvad, kas neid tapetakse ära või nad lahkuvad riigist välja. Ja ma just seetõttu ma mõtlesin, et eestlased just teevadki järeldusi selles osas ja saavad väga hästi aru, et ei ole vaja sellise teele minna. Aga kahjuks järelduse pole tulnud. Nii et prognoosid anda. No prognoosid on sellised, et kui me vaatame eelarvet, siis eelarve alati näitabki seda, missugused plaanid on. Eelarves on praegu väga suured rahad planeeritud sõjaväekompleksi arengukas. Järelikult seda algab. Järelikult keegi ei oota seda niinimetatud pirimiiri, et seda ei tule. Järelikult need läbirääkimised, mis on toimumas, see on lihtsalt kokkumäng ja spektakl. Ja järelikult kahjuks meil ei ole väga palju lootust praegu sellest lõpetamiseks lähima aasta paari jooksul. Kahjuks mitte. Mis sa arvad, kas see on äkki sama skeem, nagu mida tehti, NATO tegi Afganistanis, et nad olid ju 20 aastat, olid nad siis Afganistanis. No, ainuüksi USA kulutas seal $2 triljonit. Siis Talibani võitlejaid oli kokku 38 000. Nad ei suutnud neist jagu saada. Ja kui ma olen siin rääkinud, siis kogu selle asja mõte oli tegelikult selline pikk sõda, oli maksumaksja raha siis endale kantimine. Ja kas sina arvad näiteks, et see võib olla täpselt sama Ukrainas, et sellepärast see Euroopa Liit, Eesti sinna raha ilmselt saadabki, et pärast pole kottidega sularaha endale tagasi tuua ja maksumaksja raha endale tasku kühveldada. Et mis sina sellest teooriast arvad? Ma arvan seda, et see on täiesti tõsi, kuna me näeme, kui palju triljonid nad on selle aja jooksul juba ära teeninud, palju nad on kunstlikult loonud ja palju nad on jaganud omavahel. Kõige suurem probleem on see, et nad seda raha ei teeni. Nad jagavad omavahel raha, mida nad loovad kunstlikult ära ja nendel on täiesti ükskõik, kuidas see asi lõpeb teiste inimeste, ülejäänud inimeste jaoks, kuna triljonid jagatakse omavahel iga aasta ja loomulikult, no kujuta ette, kui triljonid jagatakse Euroliidus ja britaanlaste vahel ja USA vahel, kuidas seda nüüd ära peatada, kes on võimeline seda ära peatada? Trump on oma valimiskampaania jooksul palju korda ta on lubanud selle ära peatada. Ei saa, sest sõjaväekompleks miljardid, triljonid peab teenima. Inimesed, kes on tema sponsorid, on olnud seal valimiskampaania jaoks, seisavad seal taga. No proovi nendega nüüd kokku lepita, et nad jäävad oma triljonist ära. No loomulikult nad ei nõustu sellega. Ja see on juba ohtlik, vaata. Küsimus on sellest, et inimeste elu ta on niivõrd nõrk, seda ei ole võimalik alati prognoosida, et sa oled 100% kindel, et keegi ei tapa sind homme ära. Võivad tappa täielikult nagu Kennedy, rahulikult. Ma arvan, et Trump on momendil väga keerulises olukorras. Minu arvamus on see, et ta on õudselt keerulises olukorras. Ma arvan, et ta tahab seda ilmsesti maksimaalselt kiiresti seda sõda ära peatada, lõpetada, võita Iraani sõda. Aga vaata, kui
ainult käivitatakse uue hooguga, käivitatakse maksimaalselt suurema haaguga edasi, järelikult jagatakse raha. Ja selle protsessi peatada, ma ei kujuta ette, Rothschildi Rockefelleri tase, ma ei usu, et nad on nõus, et millal tekib see hetk, kui need triljonid, mida nad saavad iga aastalt ära, et nende isu saab täis. Millal tekib see hetk? Ma ei kujuta ette, sest ahnus on selline tunne, mida rahuldada on väga raske. Eriti nende inimeste seas, kes on harjutanud niimoodi elama ja triljonid iga aastaga endale saada. Nii et me elame praegu väga ohtlikus situatsioonis. Ja selleks, et välja elada, peab olema eriti kaval, flexible, mõistlik ja peab olema võimeline teiste inimestega, liidritega kokku leppida. Siia juurde natukene mainin seda, et minu enda üks hea tuttav tahtis siis kandideerida USA kongressi. Ja kui ma ta küsisin, et kui palju ta peab raha koguma, see on nagu see fundraiser kokku saama, et ta saaks selle kampaania korralikult käima. Ja ta ütles mulle, et umbes $2 miljonit. Küsisin, kus sa suurem osa sellest rahast saad? Ütles, et annetajad annavad. Küsisin, et okei, palju annetajad annavad? Umbes 200 000. Küsisin, aga kus kohast ülejäänud on? Ütles, et aga see on ju selge, sõjatööstus. Nii et kui sa vaatad seda nüüd USA kongressi ja vaatad seal seda, see on nii läbi imbunud sõjaväetööstusest, et siin on raske pidurit panna igasuguste sõdadele. Aga minu küsimus on selline, ma räägin Ameerika koha pealt, mis siin kohalikud inimesed räägivad. Kohalikud inimesed ei ole üldse õnnelikud selle nüüd Iraani sõja üle. Mille pärast eriti? Inimesed, kellega ma räägin, arvavad seda, et mitte Iraan, vaid Iisrael ja nende juhtkond on ju, kes on sionistid. Sionistid on need, kes usuvad, et Piibel on andnud neile tohutud maa-alad, et praegu neid pisikene maa-ala, et pool siis Lähis-Idast tegelikult peaks kuuluma Iisraelile. Ja kui vaadata nüüd seda, kuidas alguses Iisrael, Netanyahu üritas siis USA-d tõmmata sõtta, aga see tal ei õnnestunud nii ilusasti. Nüüd teise katsena tal õnnestus USA tõmmata sinna konflikti sisse. Tuleb meeles pidada, et Iraan on tohutult suur, neil on meeletult suur armee tegelikult, millest ei räägita. Ta oli sõdurite arvu poolest, ma arvan, et umbes seal esikolmikus isegi. Nii et see ei ole nii pisikene ja mõttetu, nagu siis televisioonis näidatakse. Ja Donald Trumpil on ju temal kui presidendil on õigus seda sõda pidada ainult 60 päeva. See saab varsti otsa ja siis on vaja juba kongressi otsust, mida saada on juba päris raske. Nende 60 päevaga, ma ei usu, et see suudetakse lõpetada ära ja uus valitsus sinna etteotsa panna. Ja nagu siin Eestis Mart Helme nüüd ütles eelmine nädal, et tema soovitab Iraani ära tükeldada väikesteks ja igale siis panna sinna vastavad erinevad riigid etteotsa. Ma ei tea, kas tema nii täpselt ütles, aga ta ütles kindlalt, et tuleb ära tükeldada. Mis on minu jaoks nagu täiesti absurd, et tuletan meelde, et Eesti poliitikud on soovitanud ka Venemaa ära tükeldada. Ja kui me vaatame näiteks Iraaki, vaatame Liibüat, mis seal toimunud on peale nende vabastamist, siis see on väga, väga kurb lugu. Sinule küsimus, kas see oli siis sionistide kaval plaan tõmmata USA ja Donald Trump siis sinna sõtta, mis ei saa lihtsalt nii lihtsalt ja kiiresti ära lõpetada. Me muidugi loodame, et see saab 6 aega otsa, aga reaalsus on teine. Alustame tükeldamisest. Väga tuttav fraas. Kaja Kallas on ka omal ajal proovinud Venemaad tükeldada ja deklareerida, et nüüd tükeldatakse edukalt ära. Aga näed, ei tükeldanud.
Tsahkna, Eesti välisminister ka nüüd paar nädalat tagasi ütles, et Hiina liidrit on vaja ka taevasse saata. Täpselt nii, nagu USA on teinud Iraani liidriga. Iraani liidrit on vaja taevasse saata Putini, Põrgule ja Hiinale. Kui Eesti välisminister niimoodi ütleb, ma ei kujuta ette, mis tal peas on. Kas ta tahab nüüd sõjaväekonflikti Hiinaga tekitada või Eestile? Kas ta üldse ei saa aru, mis ta üldse räägib või? Ma kardan, et ta saab väga hästi aru, mis ta räägib. Ma kardan, et antakse selline käsu niimoodi rääkida ja ta räägib seda, mis on eriti kurb asi Eesti rahvase jaoks, kui välisminister Hiina suhtes niimoodi räägib. Ja ma arvan, et sa oled kursis ja eestlased on ka kursis, et Hiina saatkonna reaktsioon oli päris adekvaatne, kohe sellisest nad ütlesid, et me ikka me pakume eestlastel Eesti välisministeeriumi mõelda enne seda, mida ta üldse räägib. Nüüd, mis puudutab Iraani. Tead, ma samamoodi mõtlesin sellest, ma ju vaatasin päris põhjalikult vaatasin, kuidas Trump oma poliitikat rajab ja see, et ta teeb seda juhuslikult, ma ei usu. Ma usun, et ta on ikkagi selline inimene, kes ei taha nii palju sõdida inimestega. Ma usun, et ta ikkagi proovib raha teenida nii Ameerika Ühendriikide jaoks kui ka enda jaoks. Endale ka loomulikult. Mida ta teeb igapäevaselt. Mis puudutab Iraani sõda, siis me ju kõik teame väga hästi, et Trump ja Iisraeli vaheline side on väga tihe ja ta seda ei varjab. Ta on mitu korda vastu võtnud Iisraeli delegatsiooni oma kodus. Ta on ka käinud mitu korda Iisraelis ja ta on tihed meeskonnas koos olnud kogu aeg. See, et mängitakse kokku, 100% mängitakse kokku, see, et antakse talle kasu, lihtsalt käsk. Seda ma ei usu, ma arvan, et nad pakuvad talle, nad esitavad talle sellised ettepanekud, millega vaidlustada on väga raske, kuna nende võim ja nende võimalused on niivõrd suured ja niivõrd huvitavad, et nad ikka leiavad sellised teed, mida Trumpile pakkuda just sellisel tasemel, et ta nõustuks sellega. Ma olen 100% kindel, et Trumpil ei olnudki plaanis aastat seal seda pidada Iraaniga. Ma arvan, et tal oligi plaan 2-3 nädala jooksul seda ära võita, nii nagu Venezuelas oli edukalt ära korraldatud. See, et ta korraldas seal edukalt ära, see on fakt. Ja see oli loomulikult ebaseaduslikult teinud, seal oli loomulikult nad on kõik rahvusvahelised seadused sellega lõpuni likvideerinud, see on ilmselgelt. Aga ta tegi seda väga edukalt. Nüüd tal oli kindlasti plaan samamoodi Iraanis ära teostada. Ei õnnestunud, kuna Iraan ei ole Venezuela. Iraani võimud ja Iraani režiim on palju tugevam. Ja Iraani ühiskond on palju tugevam. Ja Iraani ajalugu on palju tugevam. Nii et Iraan peab vastu ja ma olen nõus sinuga 60 päeva jooksul. Ma ei usu, et tal õnnestub selle võitu saavutada. Seega ta helistas Putinile ja ütles, et ole mediaator meie vahel, proovi midagi korraldada selliseks, et me saaksime kuidagi kokku leppida, et me saaksime deklareerida, et me oleme võitnud ja Iraan oleks kuidagi säilitatud mingil moel sellisena, et me saaksime edasi koos eksisteerida. Nüüd, mis puudutab Iraanit, siis mina ise arvan seda, et üks asi on emotsioonid. Loomulikult nad on väga vihases olukorras. Iraan on praegu vihkamas. Ma kujutan ette, et inimesed vihkavad Ameerikat momendil seal. Aga valitsus peab mõtlema, kuidas sellises olukorras praegu edasi elada. Ilma kokkulepeta, ilma läbirääkimist ei ole võimalik. Ja seega ma arvan, et Putini ja Hiina modereerimist võetakse vastu.
ma arvan, et Hiina, Venemaa, USA ja Iraan, võib-olla India, võib-olla mitte, lepivad omavahel midagi kokku lõppude lõpuks. Ja ma loodan, et see tuumarelva kasutamist isegi lokaalselt ei juhtu. Ma loodan vähemalt, nii palju mõistis peab olema, et mitte kasutades. Ja me näeme, vaatame, kas mul oli õigus või mitte, aga palvetan ja palun Jumalat, et ikkagi see juhtuks. Muidu situatsioon läheb täiesti kontrollist välja. Pole võimalik kontrollida ja seega just see ongi kõige suurem praegu küsimus Vene meedias ja Vene ühiskonnas ja juhtkonnas. Kas õnnestub distantseerida ja kas õnnestub hoida ennast neutraalses positsioonis, kuna Hiina võimud saavad väga hästi aru, et nad on järgmised. Samamoodi Taiwani võimud saavad väga hästi aru, et nemad võivad olla tuleviku konfliktide osa. Samamoodi on India väga suure stressi all praegu. Ja loomulikult majanduslikult Venemaa on sellega väga palju võitnud. Nüüd kõik saavad väga hästi aru, et ikkagi on vaja mingi hetkel selle ära peatada. See on väga raske olukord, väga raske ülesanne. Ja seetõttu, kui Trump helistas Putinile, ei olnud koheselt kiiret lahendust pakkuda, sest situatsioon on tõesti väga halb. Ja Putin ütleski talle, et situatsioon on tõesti väga halb. Sa lubasid ühte asja, sa ei täitnud oma lubaduse, sa lubasid, et läbirääkimised jätkavad, sa lubasid, et läbirääkimised on jõudnud sellise faasumile, et olemas isegi mingi edu läbirääkimistes ja samal ajal sa alustasid selle sõjakonflikti. Aga ikkagi peavad olema mingid lahendused ja ma arvan, et praegu väga suur töö käib selles osas, et selle asja kiiresti ära lõpetada. Muidu, juhul kui seda ei juhtu, siis Trumpil ees on ju impeachment. Impeachment seisab Trumpi ees ja Trump saab väga hästi aru sellest. Ja just need samad 60 päevad, millest sa rääkisid, ma ei kujuta ette, 6 aeg on möödunud, praktiliselt 6 aeg on möödunud, mida nad saavutavad järgmise kuuga, väga suur küsimärk, väga suur. Eriti arvestada sellega, et Hiina aitab tehnoloogiliselt Iraanil, Venemaa aitab ja kõik saavad väga hästi aru, et juhul, kui nad aitavad edasi, kui suure löögi Ameerika Ühendriikide võimud võivad endale sellega saada. Jah, vaata, ongi selline probleem Donald Trumpil siin Ameerika maal, et paljud siis vabariiklased on kurjad selle peale, et Donald Trump, kui tema tegi oma valimis üritusi, siis number 1 asi oli see, et me ei tee ühtegi uut sõda ja me lõpetame Ukraina sõja ära. Praegu on aasta möödas, ei ole, on näha, et see Iraani konflikt võib veel laieneda, Ukraina sõda pole suudetud ära lõpetada, seal muidugi on nagu Euroopa Liidu nende globalistidega kõrvad, miks ei ole suudetud ära lõpetada, aga see ei tähenda seda, et tema populaarsus võib hakata nüüd langema just sellepärast, et nende sõdade pärast. Mis siin teine asi on, mis Ameerikas nagu tõsiselt räägitakse, on ikkagi vajadusest kiiresti avada ikkagi USA-Venemaa vaheline kaubandus. Seda räägitakse täiesti tõsiselt ja ma arvan, et võib-olla Eesti meedias ei räägita, aga mujal võib-olla räägitakse sellest. Ja miks siis Roman Pipko Eestis saadeti oli sellepärast, et ta oli ju paarkümmend aastat Venemaa, USA kaubanduskoja president. Ja nüüd on küsimus see, et kas eestlased, kui äri läheb uuesti lahti, kas siis eestlased suudavad sellest kasu lõigata või mängivad end nurka. Et ma olen kuulnud, et täiesti tõsiselt räägitakse, et Eestiga ei ole võimalik
äri teha ja see peab äri tegemine Venemaaga peab ka kuskilt teist kaudu käima. Noh, näiteks Ungari kaudu või siis Serbia, Slovakkia kaudu. Et aga see on ju tegelikult Eesti majandusele surmahoop või mis sina Ilmselt. arvad? Ja täpselt nii me rääkisime sinuga eelmises saates, on see, et kui nüüd kasutades sellise olukorra, mis on praegu tekkinud tänu selle Iraani ja USA vahelise konflikti, Venemaa võtab oma viimased nafta ja gaasid voogud sealt Euroopast ära ja saadab neid nüüd Kesk-Aasiasse, välja arvatud Serbia, Bulgaaria, Tšehhi, Slovakkia ja Ungari, välja arvatud, nagu Putin ütles. See tähendab seda, et need riigid, keda ta seal nimetas, need riigid on, need riigid kogevad majanduskasvu, tootmist, õitsengut ilma humanitaar- ja majanduskatastroofi oma elanikele. Ja keda nüüd süüdistada? Ütle mulle, sa rääkisid Eesti suhtes. Keda süüdistada? Kui Venemaa ja Ukraina vaheline konflikt algas, siis, kui sa mäletad, oli meil sellised päris suured vaidlused parlamendis, kus meil oli see petitsioon nende sanktsioonide rakendamise Venemaa suhtes. Sest me kohtusime seal Riigikogus, kohtusime kõikidega erakondadega ja kõik erakonnad Eestis oli nii agressiivselt meelestatud sanktsioonide rakendamiseks Venemaa suhtes. Me seletasime nendele, et te tapate Eesti ökonoomikat sellega, te ei tapa Venemaa ökonoomikat, Venemaa ei märka seda isegi. Aga te tapate, no nüüd seesama Helme raadios isa ja poeg kurdavad, et kurrad, meie eksperdid on meile valetanud, et me toome kahjumid Venemaale, kurat, et teeme kahjumid Eestile. Eestimaa on esimeste Euroopa riikide hulga, kellel on kõige suuremad pankrottikogemused, kogu see firma pankrotiks läinud. Ja see on ainult algus. Kahjuks ma pean prognoseerima, et edasi on palju situatsioon muutub veel õudsemaks, halvemaks, kuna konkurentsitase on maailmas tõusemas. Ja kui sul on hullud kommunaalkulud, sa pole võimeline konkureerida serblastega, hiinlastega, ungarlastega, kes nüüd teenivad. Ungarlased hakkavad müüma need gaasi naftavoogud, hakkavad müüma nüüd sakslastele ja teistele eurooplastele ja topelt teenima sellega. See on ilmselgelt ju. Kes on keelanud eestlastele niimoodi tegema omal ajal? Mõistus. Kes? Mõistus. See on rahvuste geen. Kui sul on olemas sinu ajaloo jooksul ja sinu psühholoogia, sinu mentaliteedis on olemas oma rahvuste geen, mis kaitseb sinu rahvuste huvid, siis sa pead aru saama, et sinu riik, sinu ülesanne on tekitada võimalused teenida oma riigile, oma inimestele. Aga kui kahjuks meie valitsuses istuvad inimesed, kes mõtlevad, kuidas röövitakse inimest, kuidas röövida inimest oma idiootsuse trahvidega ja kommunaalidega, no loomulikult me ei saa jätkata oma arengut, see on ilmselgelt. Ja Orban on loomulikult kõva mees. Ja, muidugi mainin siia ära, et just eile Ungaris oli rahumarss, mille korraldasid minu enda head tuttavad ja sinna tulid 100 000 inimesed kohale. Eesti meedias sellest eriti ei räägitud ja nemad just mängivad selle peale, mitte mängivad, et tõotsid seda, et nad on täiesti rahu poolt, igasuguse sõja, igasuguste lolluste vastane. Siit edasi sa ütlesid, Eestis on raske äri teha, palju läheb pankrotti, aga
Eesti peaminister nüüd eelmine nädal ütles, et Eesti on 16. kohal terves maailmas heaolu siis uuringul, et inimestel on nii hea elada, et põhimõtteliselt me oleme tipus. Et kuidas sa seda kommenteeriksid? Ja seetõttu istuvad saadikud Riigikogus siis, kui majandusminister deklareerib, kuivõrd hästi elame, tõusevad 11 järjest. Meie saadikud ütlevad, et mul on siin sadu inimeste poolt erinevad kirjad, kus nad ütlevad, et nad lihtsalt ei saa välja elada. Nende palk on 1500 euro ja kommunaalid on 1200 euro. Ja kuidas siis välja elada, ütelge palun, kui maksta 1250 oma kommunaalide eest ja ülejäänud 250 eurot jääb elamiseks üheks kaupluseks. Üks kauplus Eestis maksab 200-250 euro. Rohkem, sul ei ole teist raha. Lasteaed, kool, lapsed, ma ei tea, teised sinu vajadused igapäevases elus. No valetamine, nagu ma sulle ütlesin, et valetamine on kahjuks Eestis muutunud selliseks propagandaks ja ideoloogiaks, kui seesama peaminister elab teises elus ja kus ta võib endale lubada oma suure palgaga teatud asju ja ta arvab, et tal on õigus valetada inimestele nii palju. Ma ei suhtlen inimestega Eestis. Ma näen, palju restoranid on kinni panemas. Ma näen, palju kauplus on kinni panemas. Ma näen, palju ettevõtlus on kinni panemas. Ma näen, palju inimesi üldse jalutab Jaanelinnas. See kutt ette, mul saadavad inimesed videod, nad seisavad Raekoja platsil, kõige populaarne koht Tallinnas ja ühtegi inimest pole, ühtegi. Mida see näitab? Mida see näitab? See näitab seda, et inimestel pole raha õlu ostmiseks, jalutamiseks. Nad teenivad ainult selleks, et välja elada. Nii et las ta siis räägib nendele inimestele, las ta räägib restoranidele, kes panevad oma uksed kinni. Et hea olu, aga kus inimesed on? Miks pool restoranidest on? Sa tead seda, et Eestis on kõige edukam, kõige suurem restoran on müüki pannud. See Birhaus. Birhaus on olnud alati kõige suurem rentaablusega restoran Eestis. Ma tunnen omanikku. Ja nüüd ta on müügi pannud, kuna turiste pole ja kohalikke ka samamoodi pole. Nad ise toodavad õlut. Kui inimesed ise toodavad õlut ja nad on miinuses ja müüvad oma restorani ainult tänu sellele, et nad omal ajal ostsid selle kinnisvara, muidu see oleks nullväärtus. Nad müüvad seda kinnisvarana, järelikult inimestel lihtsalt puudub raha. Kogu lugu. Lihtne. Elu näitab ühte asja ja peaminister räägib teist asja. Nii nagu Buratino Pinocchios, Strana Durakov, lolli tema. Ennem kui hakkame saatel otsi kokku tõmbama, ma küsin sinu arvamust, et öeldakse alati, et me räägime asjadest ja mis oli ja mis praegu on, aga me ei paku välja lahendusi. Mis oleks sinu kui majandusinimese ja poliitiku arvamus sellest, et kuidas vältida seda, mis on tulemas, seda katastroofi, mis Eesti peaks tegema, mis oleks need sammud? 3 asja. Esimene, kriminaalvastutus poliitiliste otsuse eest, mida halvenevad majandust, mida hävitavad majandust. Konkreetselt kriminaalkaristus nendele, kes need otsused võtavad vastu ja kes hääletavad nende otsuse eest. Näiteks, kui meil oli pronksöö, siis tolleaegne peaminister Ansip valetas meile, et Venemaa transiit on ainult 2% Eesti ökonoomikast. See oli puhas valetamine, kuna ta ei rääginud seda, et see on suur infrastruktuur, et on olemas logistikaettevõtted, instituudid, on olemas hüdroehitised, on olemas väga suured alad, mis on sellega seotud. Ja faktiliselt see tõi Eesti riigile
2 miljardit kahjumit iga aasta. 2 miljardit kasumit ja siiamaani toob. Vot see on just konkreetne poliitiline otsus, mis tõi kahjumit Eesti majandusele. See on esimene kriminaalkaristus poliitiliste otsuse eest, mis hävitavad ja toovad kahjumit Eesti ökonoomikale. Teine kriminaalvastutus kodusõja tekitamise eest. Kui me räägime, et on olemas 2 erinevat inimest Eestis elavad. Üks on täieslikud inimesed, aga teised on nii nagu koerad, kellel pole õigust üldse rääkida oma emakeeles, õppida emakeeles, ma ei tea, mõelda emakeeles, arendada oma emakeeles. See on kodusõda tekitamine. Automaatne kriminaalvastutus. Ja kolmas peab olema ühiskondlik kokkulepe. Eesti on niivõrd väike riik, niivõrd väike rahvas, et saadikud, keda valitakse ja valitsus, keda valitakse, nad peavad inimestega, kes neid valib, alla kirjutama ühiskondliku kokkuleppe. Ja juhul, kui nad ei täita seda kokkulepet, siis nendel peab olema keelatud järgmisest valimistest osaleda. Et järgmine kord, kui Kaja Kallas valetab inimestele, et automaks või maksed ei tõuse ja tõuseb pärast valimisi, järelikult inimestel peab olema keelatud järgmine kord üldse kandideerida kohaliku või riikide valimistes. Ühiskondlik kokkulepe. Ja see on täiesti võimalik, kuna Eesti on väga väike riik ja me pakkusime seda omal ajal ära ja me pakkusime seda kõikidele. Rakendame ära ja teised erakonnad ei olnud nõus seda rakendama, kuna nad teadsid väga hästi, et nad seda ei täida. Et nad lubavad ühte asja inimestele valimiskampaania jooksul ja reaalselt siis, kui valimised on toimunud, siis, kui nad on saanud oma palgad ja oma ametikohad, nad valetavad järgmine kord ja ei täida seda. Et ei ole võimalik teistmoodi. Inimesed ei usu rohkem. Inimesed rohkem ei usu valitsusele ega saadikutele. Lihtsalt vaata, võimud ja saadikud ja erakonnad Eestis on niivõrd diskrimineerinud nendest ära. Oma valetamisega, oma reetmisega, pideva järjekordse reetmisega, et eestlased ja kohalikud venlased lihtsalt ei usu rohkem poliitikutele. Ja ei ole võimalik teistmoodi edasi minna, kui mitte muuta seda. Seega ma pakun 3 absoluutselt lihtsad asjad. Kriminaalvastutus, hävingute eest, inimene isiklikult peab vastutama nende eest, nende otsustest. Kui ta selle otsuse ei taha langetada või pole võimeline langetada või saab väga hästi aru, et see otsus hävitab. Astu ära, astu tagasi. Ütle, et ma seda otsust ei võta vastu, kuna see otsus hävitab Eesti riigi otselt. Vot see oleks aus. Aga see, mis tegi Ansip valetas inimestele ja likvideeris Eesti transiidi. Faktiliselt likvideeris ära. Samamoodi selle ühiskondliku kokkuleppega. Kes segab? Miks mitte rakendada seda? Kus on see põhjus, miks saadikud või valitsus ei saa alla kirjutada, kirjalikult kinnitada oma lubadusi inimestele, mida nad annavad enne valimist? Palun väga, kinnitage kirjalikult. Kurat, ühtegi pole nõus. Me pakkusime kõikidele seda ära rakendada, aga ei olnud nõus, vaata. Ei olnud. Nii, et nad arvavad, et kõik on lollid ja nad arvavad, et kõik on orjad, kes peavad kannatama. Me oleme tsaarid, me oleme võimud, aga teie olete orjad, kes peavad kannatama meil. Kahjuks nii ta on.
kujutame ette, et sina oled nüüd Eesti peaminister, homme valitakse sind Eesti peaministriks, sina paned kokku valitsuse. Mis oleks see, mis nüüd tagaks Eestile Eesti riigi säilimise, Eesti iseseisvuse, Eesti majanduse ja ütleme ka neutraalsuse? Nii nagu ma sulle ütlesin, ma oleks seadustanud koheselt need 3 asja, esimene kord ja esimeseks. Ja teiseks ma oleks kindlasti välja kuulutanud referendumi Eestis, referendumi neutraalsuse osas. 21. sajandil on võimalik fikseerida neutraalsut saatuse sellisena, et oleks võimalik turvalist ja oma riiklust säilitada. Ja see oleks pretsedent. On olnud sellised pretsedent maailmas, nad olid natuke teistmoodi vormistatud, aga see oleks väga suur samm Eesti rahvuste tugevdamiseks ja säilimiseks. Ma olen 100% kindel, et eestlased oleks seda kindlasti heaks kiitnud. Kindlasti. Ma olen 100% valmis. Kindel sellest. Ma ei ole kindel, kas kõik 100% eestlased seda kiidavad seda heaks, aga enamus kindlasti, sest ma olen terve elu jooksul töötanud eestlastega, ma usun, et ma tean ja ma tunnen eestlasi ja ma usun, et ma saan väga hästi aru, mis loogika on eestlastel olemas. Ma usun, et eestlased on pragmaatilised inimesed. Kõige esimene koht on pragmaatiline ja teine koht on mõtlemine oma tulevikust, kuna Eesti rahvas on väga väike. Aga tänud sulle, et sai ka teine pool otsad. Väga põnev jutt oli ja avas ka minu silmi. Nii et tänud, et sa tulid, pea vastu seal. Küll Eesti saab ükskord vabaks. Et tänud. Nägemist. Tänan väga. Kohtumiseni.